Ligi 5 aastat tagasi, kui kultuslik Avensis saadeti pensionile, tuli tema asemele küll Ameerikast Camry, kuid Universal, kellega Avensise mudeli pooldajatele ei jäänud midagi muud üle, kui astuda trepil üks aste allapoole ja soetada endale uus Corolla Touring Sports, kes on tänaseks läbinud mudeli uuenduse. Kas tal on olemas aga kõik vajalikud omadused ja kogemused, et astuda vastu Avensise vaimule ja meelitada enda juurde kõik Universal, kellega mudelite pooldajad? See selgub nüüd. Tere tulemast taas kord kaaselama Nice Luxury proovisõidule. Esiosa disain on tal täpselt samasugune nagu ka luukpäral, aga tagaosa on saanud endale kangemad LED-tuled ja suunatulede plokk on muutunud oranžiks nüüd. Ja see näeb endiselt selline hea rafineeritud välja. Oma mõõtmetelt on ta vaid paar sentimeetrit lühem, kui oli viimane Avensise pagastummi mahutal 598 liitrit, kui viimasel Avensisel oli see 543 liitrit. Aga millegipärast on 2-liitrisel mootoril vaid 581 liitrit pagasruumis. Baasvarustuses pole tal pimeala monitori ja võtmeta käivitust, aga seal on olemas kõik ohutussüsteemid ja tagaistujatel on jalaruumi ja pearuumi muidugi rohkem, kui oli luukpäras. Interiööris on olemas juba standardis 10,5-tolline multimeediasüsteem ja 12-tolline näidikupaneel ja juhtmega Android Auto, Apple CarPlay ja juurde makstes paremas varustuses saad juba tagaistmete soojenduse ja JBL kui kõlarite süsteemi. Mootori valikus on tal samad mootorid, mis olid ka luukpäral ehk 1,8-liitrine vabalt hingav hübriidmootor, millel on 89 kilovatti ehk 121 hobujõudu, varasema 98 hobujõu asemele 2-liitrine vabalt hingav bensiinimootor hübriidajamiga 125 kilovatti ehk 170 hobujõudu. Hinnad algavad tal 29 000 ja sama haigus, mida oli ka luukpäral, vaevab ka teda ehk tal ei pakuta manuaalkasti ega ka tavalist bensiinimootorit. Ja Kia Ceedis Universaalis saab peaaegu 10 000 eurot odavamalt. Kokkuvõttes peab ütlema seda, et tal ta on küll sama hea ja isegi parem oma omadustelt, kui oli viimane Avensis, aga siiski jääb midagi puudu, sest et Corolla maine ja kõik see eeldab mingit odavamat autot kui 30 000 eurost autot ja 30 000 eurot polnud kellelgi probleemi välja käia korraliku Avensise eest, aga Corolla puhul jääme vastuse võlgu. Selline oli sellekordne Nice Luxury proovisõit ja kohtume juba nädala pärast.